juba aastaid tegelikult on mõlkunud mõtetes siis sellise väikese ratsaüksuse loomine. Kuna meil paljudel endil on seos ajalooliselt siis ratsaüksustega, kellel vanaisa teenis, kellel vanavanaisa teenis ratsaväes, ja meie üks kompanii, Rõuge Vasseni üksikkompanii liige Joosep Tikk on selline entusiast, kes omab siis hästi palju ratsahobuseid ja on valmis neid meile kasutama anda, siis saigi see väikene ratsaüksus moodustatud. Tänaseks päevaks me oleme nii kaugel, et valmimas on ka väikene MTÜ, millega saab siis meie ratsaüksust toetada, sest kõik see tegevus, millega ratsaüksus tegeleb, on pärit siis puhtisiklikust varustusest ja entusiasmist. Ratsaüksuse idee tekkis sellest, et on inimestel kodus hobused ja samas ka soov panna panus Eesti julgeolekusse. Ja siis need kaks asja omavahel ühendada, et kasutada siis need hobused, kes meil kodus on, kaitseliitlastel, ja neid rakendada sellisel kasulikul viisil. Ratsaüksusi on erinevates riikides. Lähiriikidest võtame näiteks Poola, Taani, kus nad täidavad enamasti esinduslikku rolli, aga on ka selliseid riike, kus hobused täidavad taktikalisi ülesandeid. Näiteks Saksamaal on täitsa üksus, mis on mõeldud pakkide veoks üle siis raskete maastike. On ka teada, et idanaabril on meil oma ratsaüksused. Samuti saavad hobuse teemalist väljaõpet Ameerika eriväelased. Et usume, et hobustele leiab rakendust, kus neid kõige täpsemalt kasutada ja mismoodi, seda me veel avastame ja leiame ja proovime neile koha leida. Motivatsiooni hoiab üleval kindlasti selle väikese ratsaüksuse üksmeel. Et tohutult vahva ja sõbralik seltskond, kus arvestatakse üksteisega, kus ühtegi otsust ei võeta vastu ilma, et omavahel läbi need asjad ei arutata ja et omavahel need asjad ka kõigile sobiksid. Et ma olen ääretult õnnelik, et ma olen sellise väikese kompanii pealik, kus on selline ratsaüksus sees olemas ja kus on sellised toredad liikmed, kes tahavad teha ja kes on väga motiveeritud tegema midagi. Kui sa oled kaitseliitlane ja sul on kodus hobune, siis rakenda see hobune Eesti julgeoleku hüvanguks.